sest sõnu ei kuule sa veel. Ja vaiki kui võid, vii kaasa mu hääl, mis sind saatma jääb veel. Kuulata vaid, kui tahad, siis sinuni jõuda võib see. Ja vaiki kui võid, vii kaasa mu hääl, mis sind saatma jääb veel. Mu laulud elavad sus veel kui eilse kaja, mis tänaseni kostab sinu sees. Ja kui sa praegu tunned, et sa mind ei vaja, siis tea, et kõik on alles alguses. Vaikuse hääl on valus, kui kelluke hele ja hell. Ja vaiki kui võid, ma palun, sest vaikne on hääl kellal sel. Mu laulud elavad sus veel kui eilse kaja, mis tänaseni kostab sinu sees. Ja kui sa praegu tunned, et sa mind ei vaja, siis tea, et kõik on alles alguses. Mu laulud elavad sus veel kui eilse kaja, mis tänaseni kostab sinu sees. Ja kui sa praegu tunned, et sa mind ei vaja, siis tea, et kõik on alles alguses. Tere õhtust, lugupeetud publik! Tere õhtust, head televaatajad! Tervitame teid siit Tallinnast, Miinisadamast. Oleme siin koos mereväelaste, vahipataljoni ajateenijate, liitlaste ja Karolin Illenseeri fondi külalistega. Teie ees olid vennad Kohvid selle uhke signatuuriga ja Jüri Pootsman Eesti rokkmuusika klassikaga. Ja kes sobiks veel paremini siia sadamakaile sõjalaeva kõrvale, kui mitte Pootsman? Ja sellega on heategevuskontsert Laulud sõdurile alanud. See on juba 10. kord, kui parimad lauljad ja muusikud kogunevad selleks, et teha sügav kummardus meie riigikaitsjatele. Kaitseväelastele, kaitseliitlastele, kodukaitsjatele ja üldse kõigile, kes panustavad meie riigikaitsesse. Just, absoluutselt kõigile neile, alates lihtsast reamehest, lõpetades kolonelide ja kindralitega. Teie ees on annetusnumbrid, millele helistades toetate Karolin Illenseeri fondi. Fondi lapsed tänavad teid selle panuse eest. Siit edasi läheme me vaheklipiga, mis tutvustab täpsemalt selle fondi tegemisi. Pärast klippi aga jätkab Jüri Pootsman koos Elina Borniga. Ja muide, laul, mille Jüri meile esitab, on valitud Mai Hitsi kuulajate poolt. Nii et kõik need,
kes valikut teha aitasid. Kohe-kohe saate teada, milline laul siis ikkagi välja valiti. Karolin Illenseri fond loodi 16 aastat tagasi missioonil hukkunud Eesti sõduri Arre Illenseri tütre toetuseks. Väikese Karolini järgi sai fond endale ka nime. Tänaseks pakub fond tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväe teenistuses langenud või raskelt viga saanud. Eesti president on läbi aegade olnud Karolin Illenseri fondi patroon. Sel suvel võõrustas president Kersti Kaljulaid vigastatud sõdureid ja nende peresid, et tunnustada nende panust ning küsis, kuidas neil läheb. Eesti president on riigikaitse kõrgem juht ja riigikaitse kõrgem juht peab olema oma sõduritega nii heas kui ka halvas. Ei saa ainult tervitada paraade, vaid tuleb ka mõelda, mis saab siis ja mis saab nendest, kes on Eesti eest kaugel õnneks võideldes saanud viga või ka siin meil endal õppustel kaitseväeteenistuses nendest ja nende lähedastest. Ja sellepärast on Karolin Illenseri fond väga oluline igale Eesti Vabariigi presidendile. Esimesena tervitab Kadriorus presidendi külalisi oma kohust täitev auvahtkond, mille kutsus ellu teiste riikide eeskuju järgides president Lennart Meri. Vahipataljon täidab siis Kadrioru vahtkonna mehitamise rolli taasiseseisvunud Eesti Vabariigis alates 93. aastast. Ja sellest ajast saati on siis Kadrioru vahtkond olnud katkematult mehitatud. Kadrioru vahtkonna peamiseks ja ka põhiülesandeks on auavaldused, mis tähendab siis teisisõnu tervitusvõtte tegemist iga kord, kui president või tema tähtsad külalised saabuvad Vabariigi presidendi kantseleisse või lahkuvad siit. Lisaks osaleb siis vahtkond riiklikel tseremooniatel, sõltuvalt tseremoonia mastaabist, kas siis vahtkonna koosseisus või aukompanii koosseisus. Kadrioru vahtkond iseenesest koosneb 7 ajateenijast sõdurist ja vahtkonda pääsemiseks peab esmalt olema ajateenija vahipataljonis. Ja vahipataljoni puhul on tegemist siis sõjaväepolitsei erialase ajateenijate väljaõppega, mis hõlmab endas näiteks patrullteenistuse väljaõpet, tähtsate isikute julgeoleku tagamise väljaõpet, kriitilise tähtsusega objekti kaitse väljaõpe, lisaks siis massirahutuse kontrolli väljaõpe ja samuti ka siis kolonnide saatmise ja julgestamise väljaõpe. Iga kaitseväelane annab oma panuse Eesti julgeolekusse vastavalt oma väljaõppele. Kes käib missioonil, kes valvab meie rahu siin Eestis. Haavatud või langenud sõjameeste panust on raske alahinnata. Ja kas või lihtsalt presidendil külaskäik on väikeste külaliste jaoks oluline. Koos tehakse pilti, tutvutakse lossiaiaga ja president saab peredega vestelda. Mulle tundub, et meil on päris hästi selle osaga, et kogu ühiskond on kutsutud panustama, kui me mõtleme kas või Sinilille kampaaniale või seesama Karolin Illenseri fond. Et miks see on oluline? See on sellepärast, et ega ju inimesel, kes ise ei ole kaitseväes ega kelle lähedased ei juhtu seal olema, tal ei olegi nagu üle elukaare väga palju võimalusi ju kaasa lüüa ja panustada. Ja just see, et ümbritseda hoolivuse ja soojusega neid, kelle pereliige on saanud viga või hukkunud, et seda ju kogu ühiskond saab teha. Ja tegelikult ka see mõtteviis, mis on Karolin Illenseri fondil ja mis on meie kaitseväel, et kuidas me kohtleme oma viga saanud sõdureid, see tegelikult aitab meil ka parandada üldse kogu ühiskonnas seda märkamist, et ühiskonnas on paljudel muudelgi põhjustel inimesi, kes on saanud viga, kes vajavad neurorehabilitatsiooni, kes vajavad neid välijõusaale, mida on Sinilille kampaaniates toetatud. Mulle tundub, et kogu ühiskond läbi meie missioonisõdurite aitamise toetamise mingil määral ka ise saab paremaks ja oskab rohkem märgata. Ma arvan, et kogu ühiskond tegelikult tahab anda kuidagigi tagasi, olla kuidagigi osa sellest hoolimisest, mis peab ümbritsema viga saanud ja hukkunud sõdurite peresid. Saad, kui me alles 7 maa ja mere taga paradiis
saa keelata ära. Killud õnne teed, kui lained kokku leid. Killud õnne teed, tõusul tahtsime lahti lasta, sest vabadust ei saa keelata ära. Ei saa keelata ära. Pidime lahti laskma, sest vabadust ei saa keelata ära. Ei saa keelata ära. Pidime lahti laskma, sest vabadust. Hoidsime pööripäeva lõkkelekkide ees, sädemetel koos. Suve 7. taas elu nautisime ja lahti lastsime koos. Jagatud saladus laitega. Vabadust ei saa keelata ära. Killud õnne teid, lained kokku leida. Killud õnne teid, tõusul tahtsime lahti lasta, sest vabadust ei saa keelata ära. Ei saa keelata ära. Pidime lahti laskma, sest vabadust ei saa keelata ära. Ei saa keelata ära. Pidime lahti laskma, sest vabadust ei saa keelata ära. Keerab suvekuu, vastu läheb amuun. See ei ole hüvekuu, vaid seiklus algus. Vabadust ei saa keelata ära. Killud õnne teid, kui lained kokku leid. Killud õnne teid, tõusul tahtsime lahti lasta, sest vabadust ei saa keelata ära. Ei saa keelata ära. Pidime lahti laskma, sest vabadust ei saa keelata ära. Ei saa keelata ära. Pidime lahti laskma, sest vabadust ei saa keelata ära. Jüri Pootsman! Elina Vorm. Aitäh. Taivas satas lumme. Ütle mulle oma telefoninummer. Haamub õhuga, su sälempuls on tumme. Ütle mulle oma telefoninummer. Haamub õhuga, su sälempuls on tumme. Ütle mulle oma telefoninummer. Hammaste läbipaistus, rõnnakene kummer. Ütle mulle oma telefoninummer. Hammaste läbipaistus, rõnnakene kummer. Ütle mulle oma telefon
telefoninumber, siis meil tuleb viesta jaoks summer. Ütle mulle siis kui põletas ja välentsatas lumme. Ütle mulle oma telefoninumber. Eline Born, Kaitseväe orkester ja dirigent Teet Raik. Rene, kas sa said midagi aru ka, millest Eline laulis? Ja muidugi, ma olen ju vana setofiil. Nii? Väljas külmetas ja taevas sadas lund. Jaa. Kas pole imeliselt tabav kirjeldus meie tavalise suveilma kohta? No, mõnel aastal on ikka ka palju paremini läinud. Ja fakt on see, et ükski suvi pole meil veel ilma pärast ära jäänud. Pole halba ilma, me oleme lihtsalt vahel valesti riides. Ja halva ilma pärast ei jää ka meie riik kunagi kaitsmata, ei suvel ega talvel. Ma tean, et meie kaitseväel on suurepärane väljaõppe ja kaasaegne varustus. Muidugi on kaitseväel väga hea varustus, aga tavakodaniku puhul loeb ikkagi meelestatus ja see tunne, et sa tahad seista oma kodumaa eest. Aga teate mis, teeme siinkohal väikese pausi ja kohtume juba järgmiste esinejatega. Mõne aja pärast on teie ees juba Elerin Tiit, Gea, Liisi Koikson, Tanel Padar, Toomas Uibo ja Marko Matvere. Ja ärge unustage ka oma telefone näppida. No, tulge Instagramist välja ja tehke parem midagi head. Annetage! Head televaatajad! Teil on võimalus oma annetustega toetada teenistuses langenud või raskelt viga saanud kaitseväelaste lapsi. Täname kõiki, kes on juba annetanud. Kui su palgeilt kustub naer, kui pisaraisse loojub helksu näol ning siis ma lautan end nagu sild üle vaeva vete. Siis ma lautan end
lahkud siit, kui leiate sinilivöö nii julm, sind siis otsib su juurde jääb. Oh, kui lõpult kaob ja mure jälgib meid nagu sild üle vaeva vette, siis ma end leian taas su külmas taas, me vahel jää kui klaas. Saab õhtuks päev kui võluväel, sul ulatan ma käe. Ja läbi klaasi hingan sind, sa hingad mind, kuid huudad murdub hääl. Äkki ma vaiken, äkki sa vaiken, vaadates silma mul meelestab kõik ja ma seisan ja vaikin. Äkki ma vaiken, äkki sa vaikid, keegi ei küsi ja keegi ei vasta ja lõpuni vaikin. Ent peidan taas öös palavas, vaid sulav pilk on maas. Kuid miski teeb me südames, tean, et kõik on lees. Ja läbi klaasi hingan sind, sa hingad mind, kuid huulted murdub hääl. Äkki ma vaiken, äkki sa vaikid, vaadates silma mul meelestab kõik ja ma seisan ja vaikin. Äkki ma vaiken, äkki sa vaikid, keegi ei küsi ja keegi ei vasta ja lõpuni vaikin. Aga siis ootame, loodame ja säädame, et siiralt vaikime. Ja siis ootame, loodame, saan määratusse, peidad vastusse. Äkki ma vaiken, äkki sa vaikid, vaadates silma mul meelestab kõik ja ma seisan ja vaikin. Äkki ma vaiken, äkki
äkki sa vaikid. Keegi ei küsi ja keegi ei vasta ja lõpuni vaikid. Äkki ma vaikid, äkki sa vaikid. Vaadates silma mu meelestab kõike, ma seisan ja vaikin. Äkki ma vaikid, äkki sa vaikid. Keegi ei küsi ja keegi ei vasta ja lõpuni vaikin. Aitäh! Daamid ja härrad, võrratu ning alati särav Elerin Tiit. ja muidugi Kaitseväe orkester ja Teet Raik. Kaisa, kas sa tead, et ma tegelikult teen Elerinuga bändi ka? No kes sind jõuab ära kiita ja kellega sina bändi ei teeks? Aga tead, Rene, kellega mina tahaksin bändi koos teha? Minuga? Jah, no sinuga ka. Aga tegelikult ma tahaksin bändi teha Kaitseväe orkestriga. Nad on nii ägedad. Meie aga jätkame siit järgmise videolooga, mis avab meile selle fondi tegemisi. Noorem veebel Emil Hiiesalu ja veebel Ergo Mets on mõlemad Kaitseväe teenistuses viga saanud, kuid valinud jätkuvalt oma ameti just siin. Mõlemad mehed on andnud oma panuse ka välisoperatsioonidel, kuid täna teenivad nad Eestis ja noorte isadena on üks nende kohus olla oma lastele hea eeskuju. Minu lapsed on, ma võin julgelt väita, et nad on uhked selle üle, mida mina teen. Minu vanem laps räägib tihti seda, et minu issi töötab sõjaväes, ta sõidab sõjaväe autodega ringi, siis ta sõidab vahepeal sõjalaevaga ja siis ta sõidab kiirabiautodega ka ringi. Peale gümnaasiumiõpinguid valis Ergo endale erialaks kokanduse. Ja kui kokapaberid olid käes, läks ta vabatahtlikult ajateenistusse mereväes. Sellest sai aga kutsumus ja nii jäigi ta kaadrikaitseväelasena sinna tööle. Mina olen käinud siis 3 NATO miinide operatsioonil mereväelt, ühe laevaga siis 2 korda ja ühe laevaga siis 1 korra. Kus me käisime täitsa erinevates kohtades, nii Euroopas kui ka natukene Euroopast välja. Meie ülesandeks oli siis miinide operatsioon, mis tähendas, et me tegime mereteid kahjutuks tsiviillaevandusele ja eks seal oli muid teisi ülesandeid ka, mida me pidime siis täitma. Kaitseväkke läksin kohe peale ajateenistust 2004 ja esmalt läksin rahuoperatsioonide-keskusesse, kus toimus selline esmane väljaõppe 3 kuud ja mis järel liikusin Scouts-pataljoni. Ja esimesena õppisin seal parameedikuks ja kohe peale seda tuli ka esimene välismissioon parameedikuna. Tagasi jõudes sealt pakuti kohe uuele missioonile minekut Estkoi 5 koosseisus ja seal oli erialaks kuulipilduri abi. Ja 3. kord läksin lahingpioneerina, sellele eelnes küll pikem väljaõppe Eestis, et see eriala omandada ja 3. oligi Estkoi 9 koosseisus lahingpioneer ja mille käigus sain haavata ja astusin ise veel valmistatud lõhkekehale. Haavata saamisega pidi nagu arvestama, kuna ma olin lahingpioneer, mu töö oli selline, et ohutase oli kõrge ja pioneerina oli see veel kõrgem. Me olime sellega arvestanud, aga samas me olime nagu väga ettevaatlikud, et välistada kõike seda, aga vahel juhtub. Ja minu haavata saamisega läks selles mõttes hästi, et kui hästi saab minna, et ma sain haavata, aga ma nägin kohe, mul on jalad alles. Et siis nagu suurem kivi langes südamelt, et jalad olid alles, ma olin terve, et siis oli nagu juba oli pool hästi. On neid, kes peale õnnetust ei saagi enam tööpostile naasta, kuid Ergol ja Emilil oli õnne. Nad said korraliku taastusravi ja saadud vigastused võimaldavad edasi töötada. Kuigi Ergo ei tööta enam mereväes ja Emil ei osale missioonidel, on nad oma kutsumuse leidnud meditsiinis
ja jätkavad oma teenistust Kaitseväes õena. Mina olen kaitseväeteenistuse avata saanud ja mina olen ilma jäänud siis 3 sõrmest. Miks ma üldse meditsiini õppima läksin, oligi sellepärast, et minu enda parim sõber sai kaitseväeteenistuses hukka ja siis see nagu motiveeris. Ja tänu sellele ma siis nagu tahtsingi saada oskusi ja just teadmisi juurde, et inimesi koolitada, et kui peaks juhtuma ka selline eriline olukord, kus on vaja siis erakorralist sekkumist, et nad oskaksid käituda. Täna ma töötan Kaitseväes, töötan õena, teen ajateenijatele vastuvõttu, teen kaadrikaitseväelastele nii-öelda õendusvastuvõttu. Lisaks ma teen siis nii-öelda väljaõpet, pakun erakorralist abi, käin turvamas ja siis paralleelselt siis Kaitseväetööle Tallinna Kiirabis poole kohaga siis õena töötan ka. Kaitseväega hea koostöö, Kaitsevägi aitas taastusravi puhul ja pakkus ka kohe edasi teenistusvõimalusi. Et ei tekkinud kordagi mõtet, et läheks tsiviili ja aitab sellest, et Kaitseväkke tulin ju vabatahtlikult ja see töö meeldib. Ja nii ta läks, et pakuti võimalust edasi teenida ja senimaani olen Kaitseväes olnud. Tänaseks päevaks ma olen natuke juurde õppinud, omandanud õehariduse ja hetkel olen teenistuses Kaitseväe tervisekeskuses õeametikohal. Mulle meeldib meditsiinis töötada. Mulle meeldib just see, et ma saan inimesi aidata. Hetkel on nüüd kool läbi, töötan õena. Mulle meeldib see töö, aga kindlasti ma plaanin edasi. Ka praegu on väiksed ideed juba edasi õppida magistratuuris õendust ja siis vaatame, kuhu tiivad kannavad. Annetusnumbrile helistades saate toetada Karolin Illenseri fondi lapsi. Liinid on avatud nii saate kui kordussaate ajal. Tere tulemast tagasi vaatama kontserti Laulud sõdurile. Meie oleme siin Tallinnas Mereväe miinisadamas ja meiega koos on siin Kaitseväe orkester ja terve hulk suurepäraseid soliste, kes oma esinemisjärjekorda veel ootavad. Ja ka Vambola ja Admiral Cowen on meiega. Need on need uhked laevad siin. Igal juhul meie oleme siin selleks, et tänada oma muusikaga kõiki, kes panustavad igapäevaselt Eesti kaitsevõimesse. Teie ees on annetusnumbrid, millele helistades toetate Karolin Illenseri fondi. Fondi lapsed tänavad teid selle panuse eest. Ma ütleks, et on aeg minna isegi veel isamaalisemaks, kui me siiamaani oleme olnud. Ja kas sa hakkad nüüd ise laulma? Ei, seda kindlasti mitte, aga meile tuleb siin üks mees lavale, kes võitis Eesti rahva südamed rohkem kui 30 aastat tagasi ja juba siis üsna isamaaliste lugudega. Aga täna esitab ta meile legendaarse Ruja repertuaarist ühe pala. Tõepoolest nii see on. Teie ees on Toomas Uibo. Sul olegi enam suurt lugu, kui kõndima õpid parkettide peal. See ununeb loodus ja loomise lugu ja kõrvadest kustub sul põldude hääl.
sügavas kripeldab sugu. Kui õhtuti mõttesse mõlgutad päev. Kui küsid, kas kividel kängub su sugu. Kui pooleni ööni sa unne jää. Üks su mõte toob teisele mõttele ainet. Ja mõeldes sa veelgi värdjamaks jää. Kõrv veristab eetrist vaid lõputut lainet. Kui külmast tapist tood ja edad jääd. Mullast sul olegi enam suurt lugu. Kui kõndima õpid parkettide peal. Kord oli pois, üks kummaliselt võlupois, kes oli käinud kauged teed üle maa ja vee. Poiss arglik näis, pilk kurbust täis, kuid taiatark näis ta. Ja elu siis meid imekombel kokku viis. Koos aasitud sai rumalaid kuningaid. Lõpuks lausus ta, on ülim see, kui avastad, et armastad ja sama vastu saad. On ülim see, kui avastad, et armastad ja sama vastu saad.
Kooskäimine on veteranide jaoks võimaluse rääkida nendega, kes mõistavad. Ja tihti ei ole rääkida vajagi, sest mõistetakse ka sõnadeta. Ühine kogemus on mehed kokku liitnud ja koos tegemised on kõrges hinnas. 9 aastat tagasi mõlemad jalad sõjakoldesse jätnud Janno Lepik on tänaseks käsijalgratturina maailma esikümnes. Kuid veteranide laagreid ei taha temagi vaatamata tihedale treeninggraafikule vahele jätta. Me käime koos põhimõtteliselt 2-3 korda aastas, kui toimuvad vigastatud veteranide treeninglaager nagu. Et siis tuleb kõik kokku, igaüks teeb oma sporti, kes sõidab ratas, kes mängib palli, kes käib jõusaalis. Et see on meie põhiline kokkusaamiskoht. Need kokkusaamised on meil suht tähtsad, et siis me näeme, kellel on kuidas läinud, saame rääkida asjadest, kui on mingid probleemid tekkinud. Et mina arvan, et need üritused on väga kasulikud meile. Agor Tettermann pidi peale Iraagi missioonil raskesti haavata saamist uuesti nii käima kui ka rääkima õppima. Tema on samuti üks neist, kes ei jätta ühtegi kooskäimist vahele. Ma arvan, et ma on sellega seotud on nagu taastamisega 15 aastat olnud see, et ma nagu näen ka teisi ja siis see annab nagu inimese endale nagu saad kuulda ja saad teha trenni, saad tunda ennast paremini. Sel aastal on lisaks võimalusele sporti teha üks teraapia veel. Missioonikogemusega Karl-Erik Talvet tahab oma paranemislugu ka teistega jagada, sest ehk on kellelgi just sellisest lähenemisest kasu. Aastal 2019 käisin ma Eesti Kaitseväega sõjalisel missioonil Mali Vabariigis aprillist augustini ning ma täitsin seal prantsuse keele tõlgi kohustusi. Minu töökohustuste hulka kuulus ka samades tingimustes töö tegemine nagu teised kaitseväelased seal, ehk siis seal hulgas patrullis käimine ja postil käimine. 2019. aasta juuli lõpus, ligi 6 aega enne koju tulekut, tabas meie üksust autopommirünnak. Olugi, et meie see eluala oli sellest pääsast mingi 500 meetri kaugusel, see lööklaine oli nii tugev, et esimene mõte oli see, et meie pihta on sellist kaudtuld avatud miinipüljast või suurtükist. Kunstiakadeemias maalikunsti õppinud Karl-Erik otsustas juba missioonile minnes, et soovib nähtu ja kogetu ka oma joonistustele ja maalidele jäädvustada. Nii kandis ta kaose, mis plahvatuse hetkel tema ümber toimus, oma lõuendile. Täpselt nii, napis vaba aja riietuses, kujutas ta ennast maalil tõetruult varjendi poole tormamas. Peale kojutulekut Aafrikast ma mitu päeva kodus lihtsalt tegelesin peamiselt kunstniga, et oli vaja seda missiooni, eriti seda plahvatuse järgset stressi endas kuidagi välja valada. Kuna see üks maal, mis ma tegin peale koju jõudmist, oli üks minu isiklik teraapia selle stressi väljavalamiseks, tekkis mu tasapisi mõte, et äkki peaks hakkama ka üldse kaitseväes laiemalt selle asjaga ametlikumalt tegelema. Loomulikult ma ei saa öelda, et minu see trauma, mis ma selles sündmuses sain, oleks võrreldav sellega, mis oli nende teiste rühmakaaslastega, kes seal plahvatuse keskel viibisid ja imekombel keegi meie poole surma ei saanud. Aga siiski ma sain omast kogemusest mingi teatud ettekujutuse sellest, et kui raske võib olla inimestel pärast sellistest sündmustest rääkida just ülejäänud inimesed ühiskonnas, kes ei ole selle teemaga kokku puutunud, ei pruugi seda asja mõistagi. Küll aga tean omast kogemusest, et
et see, mida inimene ei suuda väljendada sõnadega, võib tal palju paremini tulla välja just loovtegevuse kaudu. Minu arust tuleks anda nagu vigastatule võimalikult palju teraapiaid. Siis nad saavad ise omal valida, mis neid sobib, mis ei sobi. Kunstiteraapia, kui kellelegi siit jäi nagu see hakkas meeldima, siis loomulikult see on hea, et leidis omal uue väljundi. Aga kõikidele need teraapiad ei sobi. Tavaliselt me räägime omavahel asjad selgeks ja siis see on nagu, minu arust on see kõige parem, kui sa omavahel räägid oma teiste võitluskaaslastega. Ma olen käinud öökorra maailmas kunstiteraapias ja teinud pilte ja rääkinud, kuidas sa nagu enda tunnetest rääkinud. See oli väga positiivne kogemus. Sa tead veel siiski seisan siin, on õnn meie käes. Kord näed, mis öeldud valesti. Ei lähe, ei vaata tagasi, tulevikku ma näen. Hoidmas sul käest. Ma ilma arvelve ei seisma jää, kui tormil linnud ei ulme, nii liuname. On olnud aegu paremaid, nii tean veel ees, kuid raugind jõudnud hinnata sel ammu käidud teed. Kui näen, et vaikid tean, et pea on torm jälle käes, see aina kordub veel ja veel ja veel. Hing lootust täis, et saabub aeg, mil muutub kõik taas. Jälle end petma suudan. Ma ilma arvelve ei seisma jää, kui tormil linnud ei ulme, nii liuname. On olnud aegu paremaid, nii tean veel ees, kuid raugind jõudnud hinnata. Miski minus jätub, elu seisma jääb. Raevunud pilku silmis ma näen. Haihtub piinav vaikus, rebitud saab keel. Palun lase minna sel teel. Ei seisma jää,
rääkisin sinuga õrnuste keeles, mind uskuda harva sa julgesid. Kui rääkisin sinuga kainuse keeles, siis vastuseks kõrvad sa sulgesid. Kui rääkisin sinuga tooruse keeles, mind kuulvadki mõnikord näisid sa. Kui täiesti mõistmatus valusas keeles, siis jälle mu unedes käisid sa. Kui proovisin rääkida pilgete keeles, mind millest küll sündivast tõrkusid. Ma rääkisin sinuga tuhandes keeles, kõik jõuetult tagasi põrkusid. Ja uuesti õrnuste keeles, sul uidetel tuikudes hüüdsin ma. Rääkija vihma ja allika keeles, sul liivasid võluda püüdsin ma. Mis asi, mis oli ja rääkis mis keeles, kui midagi purustas lõhkus see. Pea rääkima õppisin tundmatus keeles, pea selgeks ma õppisin jõhkruse. Sa sõimuga jõhkruse valusas keeles ei mõistnud, kui taipasid valusa. Ent seda ei mõistnud, et ilusas keeles, et minul on sinust veel valusa. Sa annest armas, kui tuhandes keeles ei olda ma armsale mõistetav. Võib-olla siis tuhande esimest kallis ei mõisteta, lihtsalt ei mõisteta. Ma ometi näen sinu silmi, mis keeles mu sõnad su huulile. Ah, millal see oli, ah, millal, mis keeles me teineteist viimati kuulsime. See oli imearmas Gea. Ja viimati kõlanud laulu on esitanud ja võiks isegi öelda kuulsaks laulnud tema ema Kare Kauks. Nii et tõeline järjepidevus. Nagu ka meie militaartraditsioonil. Eesti merevägi asutati näiteks juba 21. novembril 1918. aastal. Ja mereväe praeguseks tunnuslauseks on merekutsel, merekaitsel. Kas sa, Rene, muidu tead, mitu laeva meie mereväel tänasel päeval on? Tegelikult ma ei tea, aga ma eeldan, et su tekstikaardil on vist kuskil see kirjas, kui sa nii küsid. Nii see on. Mul on siin kirjas, et meil on praegu 4 suuremat ja 2 väiksemat alust. Ehk me võiks öelda, et meie merevägi ei ole küll arvuliselt väga suur, aga see on meie kaitseväe üsna oluline osa. Väike, aga tubli, ma ütleks. Tubli, aga kindlasti mitte väike on järgmise artisti panus Eesti muusikasse. Ühe üsna vana ja tuntud looga jätkab meie kontserti nüüd ei keegi muu kui Tanel Padar ja ta on seekord kaasa võtnud terve oma bändi. Tõepoolest, mulle muidu teada, et Tanel Padar on ainus esineja, kes on sellel heategevuskontserdil osalemas juba 3. korda. Nagu on olnud kombeks esimesest Laulud sõdurile kontserdist alates, kogutakse selle kontserdiga telefoniannetusi Karolin Illenseri fondile. Aitäh kõigile, kes on juba oma annetuse teinud. Teid on meeldivalt palju, kui ma seda numbrit seal ekraani nurgas piilun. Eesti inimesed on südant soojendavalt lahked.
õndsuse teel elab ju sind, mis hellitas mind. Püüdnud paar päeva järjest vältida mind. Käest pillasin peegli, mis kildudeks ei läinud. Kõik, mida saab nägin, oli ennast täis. See parastav pilk on uus, mida varem pole näinud. Lootusetus, kurnavad lähevad, hallivad päevad. Lootus veel püsib, päike südames särab, keevitab pead, õnne tunne nii hea. Kas lootusetus seda märkab või teab? Käest pillasin peegli, kus kildudeks ei läinud. Kõik, mida sealt nägin, oli ennast täis. See parastav pilk on uus, mida varem pole näinud. Lootusetus, kui tunned, et liigud elus tagasi, pinguta rohkem, jõuad edasi. Ja kõik kord muutub paremaks veel, kui oskad soovida. Lootusetust aina eirata, ennast muuta. Pole kõik nii lihtne, kuis näib, meeldib või ei. Elu edasi käib, lootusetu saab endale kõik. Kui oled nõrk, kulub temale võit. Käest pillasin peegli, kus kildudeks ei läinud. Kõik, mida sealt nägin, oli ennast täis. See parastav pilk on uus, mida varem pole näinud. Lootusetus, käest pillasin peegli, kus kildudeks ei läinud. Kõik, mida sealt nägin, oli ennast täis. See parastav pilk on uus, mida varem pole näinud. Lootusetus. Head televaatajad, teil on võimalus oma annetustega toetada teenistuses langenud või raskelt viga saanud kaitseväelaste lapsi. Täname kõiki, kes on juba annetanud. Me jätkame kontserdiga Laulud sõdurile. On ilus suveõhtu ja oleme Miinisadamas Tallinnas. On oluline märkida, et siin selles NATO sõjaväebaasis ei baseeru mitte ainult Eesti merevägi, vaid siin paikneb ka vahipataljon. Kas vahipataljon on need eriti kenad ja sirged poisid, kes ka presidendi lossi valvavad? Ma arvan küll, jah. Täpselt need samad. Aga presidendi auvalve ei ole kaugeltki nende ainus ülesanne. Vahipataljon kuulub sõjaväepolitsei koosseisu ja selle pataljoni põhiülesanded on sõjaväepolitsei üksuste ettevalmistamine ja kaitseväelistel ning riiklikel tseremooniatel osalemine. Nii palju siis militaarinformatsiooni hetkel. Siit lähme tagasi muusikalainele
ja laseme Tanel Padaril ja tema bändil meile veel natuke laulda ja mängida. Ärge ehmatage, me lasime korraks orkestri puhkama, aga nad tulevad üsna kohe-kohe tagasi. Aga Taneli esitusele vihjeks olgu öeldud, et esitamisele tuleb üks täiesti uus laul. Võib lausa öelda, et see on selle laulu esmaesitlus publiku ees. Selge, mina igatahes ootan nüüd põnevusega seda uut laulu. Aga mina valin numbri. Mis ta siin on? 900, 67 ja 15. Nii, tehtud. Väga lihtne. Lihtne, muidugi lihtne. Mul on lihtsalt telefon garderoobis. Hingele kohta otsides ärgata tuleb kevadel, et vaikus saaks uuesti muusikas taas kõlama. Tuulega kaasa lennates kõrgelt on näha muutused, kõik tärkamas parema meelega üks naeratab. Hinna kohal taas jalad nüüd lõpuks puudutavad maad. Olematu talvemaks siidem, püüdus olla parem veelgi, pimedust ei märka valguses, tead ma pead on algusegi, silmad kui hinge peeglid, ilusas näos, kasvanud suureks muutustest, elu on haaranud endasse. Nüüd lendame edasi üheskoos, veel lendame. Hinna kohal taas jalad nüüd lõpuks puudutavad maad. Olematu talvemaks seideb, püüdus olla parem veelgi, pimedust ei märka valguses, tead ma pead on algusegi, silmad kui hinge peeglid, ilusas näos. Olematu talvemaks ei tee, püüdlus olla parem veelgi, pimedust ei märka valguses, tead ma pead on algusegi, silmad kui hinge peeglid, ilusas näos. Suur tänu!
Tõsi, kindlasti saite juba aru, et tegemist ei olnud uue looga. Aga et oleks aus, siis nüüd tuleb täitsa uus lugu. Mõni kurv teistest libedam, mu tee peale jäänd. Saatus taas mu teele puistan jääd. Mõni öö teistest pimedam, virva tuled vaid jäänd. Näib, et enne koitu loojul päev. 1000 tuult tulub väljal, 1000 kulbas suud. 1000 pilve on näljas, 1000 palvet nad on kuuld. Üle soode rabade, kivide ja kändude. Komistan ma tihti teiste varjudel. Üle laate latvade, mägede ja orgude. Just kui häälena, mis ei vaiki jääl. Mõni sõõm teistest tigedam, mu õhtusse jäänd. See päev minevat vilkaval säänd. Mõni tuul teistest tigedam, mis vaiki ei jää. See puhub siledaks kõik varjupäev. 1000 hinge on tänaval, 1000 soovi hea. 1000 suletud väravat, 1000 mured jäävad peast. Üle soode rabade, kivide ja kändude. Komistan ma tihti teiste varjudel. Üle laate latvade, mägede ja orgude. Just kui häälena, mis ei vaiki jää. Tuhat tuult tulub välja, 1000 kulbas suud. 1000 pilve on näljas, 1000 palvet nad on kuuld. Üle soode rabade, kivide ja kändude. Komistan ma tihti teiste varjudel. Üle laate latvade, mägede ja orgude. Just kui häälena, mis ei vaiki jää. Üle soode rabade, kivide ja kändude. Komistan ma tihti teiste varjudel. Üle soode rabade, üle laate latvade. Eesti kaitseväelased osalevad välisoperatsioonidel juba 1995. aastast, et toetada meie liitlasi rahutagamismissioonidel maailma eri kriisikolletes. Kokku on missioonidel käinud üle 3000 Eesti tegevväelase. Paljud on osalenud operatsioonidel rohkem kui korra. Vanemveebel Tommi Orumaa on üks neist. Iga missioon annab talle uusi teadmisi ja kogemusi, mida tema omakorda edasi õpetab. Kokku olen käinud siis 5 missioonil. Et esimene oli Bosnia-Hertsegoviinas. See oli siis rahutagamismissioon. Järgmised missioonid olid siis 3 missiooni Iraagis ja 1 missioon Afganistanis. Seal oli tegemist siis mässutõrjeoperatsioonidega. Kõige ohtlikumaks võiks pidada esimest Iraagi missiooni. Kui Eesti üksus sinna läks, siis puudus eelnev teadmised ja missiooni spetsiifika, mis tekid siis
järgnevate missioonidega. Sinna minnes oli siis teadmatus oli kõige suurem. Lahinguolukorras peavad sõdurid oma rühma liikmeid tundma läbi ja lõhki. Ja kuude või isegi aastate pikkune kokkuharjutamine tagab suurema turvalisuse. Välismissioonidel ollakse koos erinevatest riikidest ja üks oluline ülesanne on seal liitlastega koostöö lihvimine. Iraagi missioonil me allusime siis Ameerika Ühendriikide maaväe erinevatele pataljonidele ja tegime siis nendega koostööd. Ja samamoodi Afganistanis olles olime siis üks osa Briti lahinggrupist, mis kindlasti andis ka hilisemaks teadmised, oskused, kuidas nemad oma asju teevad, kuidas nad töötavad, et oleks siis hiljem lihtsam nendega koostööd teha. Reeglina toimub ühine väljaõppe vahetult enne missioonile minekut. Kuid selleks, et koostöö veelgi paremini sujuks, on täna liitlaste sõdurid ka meie baasides, Eesti sõduritega õlg õla kõrval teenimas. Cooperation between UK and Estonia has got a long history. It really started when the UK helped out Estonia during the War of Independence, 1918-1920. Once you regained your independence in 1991, we could restart that cooperation in earnest. There are about 850 troops in Tapa all the time, with all their equipment. And part of that actually is the battle group is under command of the 1st Estonian Brigade, which means that it has to integrate. They live in the same camp and they have to train together, and they do train together through integration training. And that's a really good learning process for both. Because in the UK, we don't have so many trees, so many swamps, or even such a harsh winter as you have here. So it's a really good training environment. We're used to hills to, hide movement and hide behind and move behind. There are very few here, so it forces us to adapt our tactics, and it forces us to learn from Estonian soldiers who are here, because this is your country, you know it best. And I was on exercise Kevad Torm a couple of weeks ago. It's seeing the real proof in this integration and working relationship is seeing troops work together on exercise. And that's when you really get to see how professional each other are, what works, what doesn't work, and that's how you build up trust. And ultimately, the relationship is about trust, and I believe we have that. Et kui nüüd tagasi vaadata oma erinevatele missioonidele, siis see on andnud reaalset lahingkogemust. Olenevalt sellest, kui palju õppuste aeg ja siis missiooniks valmistumised, erinevate olukordade imiteerimine, kõik see harjutamine, et see ei ole ikkagi võrreldav sellega, kui oled reaalses lahingkontaktis. The NATO mission is very clear. It's to deter aggression in the first place, and hopefully it will never happen. It's to reassure you, and part of that reassurance is that we are here. The battle group is part of your national defence plan. They understand their role in that, and we hope that we never get to that point. But if it's required, then there is no doubt that the UK is here to defend Estonia. Jäänud vaid 2 esinejat. Jaa, aga millised esinejad see-eest? Lausa klassikud. Mitte, et ma vihjaks, et kõik eelnevad oleks kuidagi nõrgemad olnud, seda mitte. Sest meil ongi siin ainult parimatest parimad. Nagu ka Eesti sõdurid on parimatest parimad. Muidugi on. Mereriik, uhke rahvas. Vastab tõele. Juba meie esiisad olla olnud kõvad meresõitjad. No, minu esiisa on siiski laulja. Aga just omelt lauludega me siit praegu jätkame, merelauludega. Siit Miinisadamast heategevuskontserdilt laulud sõdurile.
Teie ette astub nüüd palavalt armastatud Liisi Koikson. Siidilipp ja hõbepurjed, kuldne laev läheb merele. Siidilipp ja hõbepurjed, kuldne laev läheb merele. Laeva peal olid noored mehed, keda hüüti madrusteks. Laeva peal olid noored mehed, keda hüüti madrusteks. Laev see laintest randa jõudis, ankur lasti meresse. Laev see laintest randa jõudis, ankur lasti meresse. Laeva meeste juurde jõudis noor ja ilus tütarlaps. Laeva meeste juurde jõudis noor ja ilus tütarlaps. Öelge, kallid laevamehed, olete minu venda näinud? Öelge, kallid laevamehed, olete mu venda näinud? Räägi, kena neiu, kuidas vend sul välja näeb. Räägi, kena neiu, kuidas vend sul välja näeb. Vennal olid punapalged, lokkis juus ja kübar peas. Vennal olid punapalged, lokkis juus ja kübar peas. Oh, sa vaene väike neiu, sinu vend on sügaval. Oh, sa vaene väike neiu, sinu vend on sügaval. Liiv see tungib palgedel, laine mängib juuksiga. Liiv see tungib palgedel, laine mängib juuksiga. Ütle ime, armas neiu, mida lubad leidjale. Ütle ime, armas neiu, mida lubad leidjale. Esimese leidjalle luban siidirätiku,
valgemaks teen purjed veel, valged on küll merelained, valgemaks teen purjed veel. Nüüd viimaks päikese heledas joas on katkenud viimne lumelõng. Ma olen hiir vaikselt üksinda toas ja aknast voolab sisse kevadhõng. Ei veel pole kuumusest jõuetu tuul, veel lapsikult ujukas taal. Pea õisi täis on kersipõud, kuid üksi jääma. Samm-sammult taas rutab suve poole nüüd kevadaeg. Päev nõuab valgust ja ilu jaoks valmis seab end aed, sest mul on käes lõppeks jaanipäev, siis üksi ma olema seal enam ei pea. Ma istun aknal ja küsin tähtedelt tasa nõu ning kuulen neilt, et võib näha õnne ka minu õu, sest kui kord käes on jälle jaanipäev, siis tuleb armastus ja mu juurde Annetusnumbrile helistades saate toetada Karolin Illenseri fondi lapsi. Liinid on avatud nii saate kui kordussaate ajal. mismoodi lööb udukell su laeva ninas paigal püsib aeg. Tuule vaikse lööb, süda kiirelt lööb, oodanud sind olen kaua, veidi jäänud veel. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel.
need, mis tahtsid rooliratast taha püüdsin. Silmapiir lahku meid kord viis, sina otsid valget purje, mina otsin maa. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel, tuule suund on maar, nüüd on minu kord teha tormi sinu südameel. Hüüda juba veel ja veel ja veel, tuule suund on maar, nüüd on minu kord teha tormi sinu südamees. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel, tuule suund on maar, nüüd on minu kord teha tormi sinu südamees. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel, tuule suund on noord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südamees. On vahel kerge, vahel karm, on vahel vaikus, vahel torm. Kas armastab või vihkab, sa ei tea. Ei tea, mis homme ootab ees, on hõlmad lahti tuultele ja keegi teine aidata ei saa. Ja nii ma siis triivin elus edasi. Keegi ei ütle, et miks ja kuhu ta viib. Millegi jaoks peab olema sätitud see nii, et sa mingil hetkel kõik saad tagasi. Kibestunud elusõnu, piidu, pisaraid ja verd. See kõik, mis ei tapa, tuld mu purjedele annab. Nii ma seilan 7 merd. Mitu rasket mereteed ja üllatust on varuks veel, võimatu on ette arvata. On vahel peegel silese ja vahel ained vahule, ta kisub nii, et hingata ei saa. Ja nii ma siis triivin elus edasi. Keegi ei ütle, et miks ja kuhu ta viib. Millegi jaoks peab olema sätitud see nii, et sa mingil hetkel kõik saad tagasi. Rahuldus
vahel vaikus, vahel torm, võimatu on ette arvata. Daamid ja härrad, mees nagu legend, ümber maailma purjetaja, näitleja, laulja, leiutaja ja mis kõik veel, Marko Matvere. Ja saabki läbi see pidu. See juba 10. Laulud sõdurile heategevuskontsert. Natuke on nagu kahju. Siin on teiega nii tore olla olnud. Hea muusika, hea seltskond ja mis on eriti tore, me ei rääkinud üldse Covidist või mingitest muudest ebameeldivatest asjadest. Ja no, selline kontsert ei olegi ju mingi murede rääkimiskoht ja ega tegelikult mõtlen sellest muretsemisest ei ole üldse mingit kasu. Ja see ei muuda mitte midagi paremaks. Aga annetamine selle eest muudab. Aitäh teile selle eest. Aitäh, et te hoolite. Aitäh. Teie annetatud summa on muljetavaldav. Täname ka kõiki tänaseid esinejaid. Ilusaid pühi teile kõigile. Marko Matvere, Kaitseväe orkester ja dirigent Teet Raik. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt rinnust tuksuma, kui su nime suhu võtan, püha Eesti isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maa. Sind ei iial unusta. Sinu rinnul olen hinganud, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu mured kuulnud sa. Eestimaa mu tööd, mu laulu, sul neid tulin rääkima. Oh, ei jõua iial öelda ma, kuis täidad südame. Sinu laue tahan heita ma kord viimse unele. Ema kombel kinni katta lapsed tuksvat ründas